merelaega selle siin ja me oleme tulnud Viimsi Vabaõhumuuseumisse ja oleme praegu Kingu talu elumaja ühes toas. Ja siin on siis välja pandud nüüd eluolu, mis oli siis 19. sajandi lõpul, 20. sajandi algusel, ütleme veel enne esimest Eesti Vabariiki. Majas on päris mitu tuba, oli ka teenijate tuba, oli ka kõiksugu muud asju, aidad, rehealune, mida me õues minnes ka vaatame. Ja Kingu talu pere ise siin. Olgu siis öeldud, et tollel ajal jah, või käidi kosimas naisi sisult üle terve Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti. Ja abielud ei olnud armastusabielud olid mõistuse abielud. Ja tihtipeale ka suure vanuse vahega. Oli tavaline, et 50-aastane mees võis võtta endale 18-aastase naise. Tänapäeval muidugi peetakse seda imelikuks, aga tollal mitte. Olgu öeldud veel, et Donald Trumpi abikaasa on näiteks 30 aastat noorem ja keegi ei pea imelikuks. Siin nüüd aidaruumid. Ja kelder ja rehialune. Olgu öeldud, et jah, selline siis kaugemal paistab veel laut. Ja Kingu rehemaja siin. Jälle peremehe, perenaise pilt. Aga vaatame, mis edasi tuleb. Järgmine maja, selline Faluni punane korstnaga. Vaatame, mis siin on. Siin on nüüd Krügeri kalurimaja. Kui eelmine oli Kingu, siis see nüüd Krügeri. Ja pere. Olgu veel öeldud, et majadeks kasutati tihtipeale ära merest välja uhutud materjali, mis oli tasuta saada. Oli ka rannaõigused ja kõik muud asjad olemas. Võrgukuur ja tolleaegselt siis võib öelda, et päevitamistoolid. Siin on ka suur kiik. Siin veel muuseumi õue peal. Ja ka lambad, nagu te näete. Lambad söövad siin rohtu. Pole muruniitjat vajagi. Ja eemal paistavad veel ühed ehitised, veel ühed majad. Ja lähme kohe vaatame, mis siis me seal näeme. Nüüd vahepeale veel selline asi, et siin on puust majakate koopiad. Ja need, nagu te näete, siin on tuled ka otsas. Need vilguvad siin. Need on võimalik ka tööle panna. Ja kui me siin nüüd ära tunneme nende kohtade järgi, siis on siin näiteks on Tahkuna majakas. Siis seda majakat mul on tuttav, aga kahjuks ma teile jään praegu nime võlgu. Võite mulle kommentaaridesse kirjutada sellest. Siis on see majakas, peaks olema Ristna, Suurupi. Siis jah, järgmised järgmine seal põõsa juures jääb ka mul praegu vastuse võlgu.
aga 2 tagumist seal. Üks on valge, teine on niisugune hall. Oota, ma lähen siit natuke nüüd veel edasi, et oleks näha paremini. Ja valge on siis Suurupi alumine tuletorn ja see hall seal vasakul pool, see on siis Keri tuletorn. Suurupi ülemine on praegu otse teie ees. Ja nüüd me astume järgmisse majja sisse ka kohe ja vaatame, mis me siis seal näeme. Ja kohe astume siis sisse. Oleme eeskojas ja see on siis Silberfeldi kalurimaja. Ja see on ka seotud eelmise taluga. Nimelt Kingu perenaise õepoeg on siis selle maja peremees. Ja astume edasi. Lagi on küllaltki madal. Ja siis väidetavalt elas peremees siin oma naise ja 5 lapsega. Siin sellised 2 voodit. Paistab seal ka häll. Ja kui on küsitud, kus siis lapsed magasid tollel ajal niisuguste õlekottide peal, mis lükati vanemate voodi alla. Elati siis niimoodi ja oldi niimoodi. Tänapäeval ei tuleks selline asi enam kõne allagi, lastekaitsetöötajad oleksid kohe jaol ja lapsed oleks lastekodus. Sest tänapäeval on teised reeglid, aga jah, need reeglid tihtipeale ei kattu reaalse eluga ja reaalse heaoluga. Nii. Ja siin selle peal on veel ka ajakirjad ja õmblusmasin. Järelikult pere oli rikkam. Õmblusmasin oli suur asi, kui oli peres. Seinakell paistab sealt pommidega ja üllatus, üllatus, ka väike jalgratas. Nii et võis arvata, et kui sellised asjad siin, siis pere ei olnud sugugi mitte kõige vaesem. Triikraud, kohvikannu ja panni ja kõige muuga. Ja lähemegi siit majast välja ja vaatame, mis edasi tuleb. Ja hakkame siis lõpetama ka oma ringkäiku siin Viimsi Vabaõhumuuseumis. Ja ütleks, et Viimsi Vabaõhumuuseum on muidugi palju väiksem, kui on see Tallinna Rocca al Mare Vabaõhumuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum ametliku nimetusega. Aga selline ta siis on. Siin on ka siis tehakse ka erinevad üritusi, tihtipeale laadad ja muud sellised asjad sügiseti ja kevadeti. On ka taluturg siin värava taga. Vaatame veel mõningaid pilte. Siin ja lähme veel korra tagasi seal, kust enne natuke pooleli meil jäi. Vaatame selle viimase lõppu ka veel ära. Nii oleme veel tulnud korraks Kingu talu rehe alla. Siit enne jäi natuke pooleli meie teekonna algusest. Ja ma näitan kaameriga ka ära selle tolleaegse elu siin, mis on varasem kui need teised eelmised. Korstnata rehemaja, Kerisahi, kamber,
Kingutalu elumaja. Kus me oma reportaaži alustasime ja ka veel laut, mis praegu on tühi, aga siin peetakse ka kanu. Kuhked kanal see natuke kaugemal. Ja talul, kus on praegu selline omalaadne konverentsiruum. Aga sellega siis oleme teinud ringi peale Vabamuuseumile Viimsis. Ja aitäh teile kuulamast, vaatamast ja kohtumiseni järgmistes videotes.